Seekord on tulnud Reete Vee Otepääle, täpsemalt Pühajärvele ja oleme siin Pühajärve jää peal ja nagu võite minu selja taga näha, on siin hästi palju kelke. Nimelt on selline mees nagu Imre Arro loodusturismist toonud siia välja suure hulga kelke ja vastava puhul lähevad siis kõik siia tegema siis nii-öelda vastla liugu. Ja ka meiegi läheme proovime siis, kuidas siis sellistega sõita on. Võimalus on rentida lihtsalt tõukekelk, libiseda sellega mööda Pühajärve jääd ning nautida loodust. Kuid Imre pakub juurde erinevaid huvitavaid matkasid ja tegevusi. Jala liikudes on talvel ikka väga libe liikuda. Kui on ikka väga hea lippamine, siis tuleb ikka tõukekelguga liikuda. Et järve jääd on see aasta suurepärases konditsioonis ja lumeolud suusatajatele on kehvad, et kindlasti kelgutamine on väga hea alternatiiv. Seome sinna juurde kas pealampidega pimedal ajal liikumine või lõkkepiknik või muusikatõukekelgu matk, et mingisuguse sellise väikse lisaväärtusega, et siis inimesed tulevad seda kelgusõitu proovima ka. Oled sa Jaapanist, Gruusiast, Lätist või Soomest? Keele pärast karta pole vaja. Pikalt ette broneerides on olemas giidi võimalus. Kellel tuleb aga välkmõte minna nautima talvemõnusid tõukekelgul, siis loomulikult saab hakkama ka inglise keelega. Kui on ette teada, et tuleb grupp matkama, siis me korraldame kindlasti giidi, et see külaline saaks omas keeles teenindatud. Et kui tuleb selline hommikuse ilmaoludest lähtuv ja otsustab, et teeb paar tundi, laenutab kelgu ja ise sõidab, et siis räägime inglise keeles. Lumi tuleb ja lumi läheb, kuid ega kevad enam kaugel ole. Otepääl jagub tegevust ka siis, kui lund enam pole. Aprilli lõpp ja mai on väga töine juba tõukeratta liikumistega, et matkame siin samas ümber Pühajärve 12,5 kuni 15 või ligemale 20 kilomeetrit, aga ka loomulikult lühemaid 6-kilomeetriseid sõite koos looduse giidimise ja vahvate seltskonnamängudega, et hoida seda tegevust lustlikuna ja tulge julgesti, et siin on tegevust selles Otepää spordimekas ja selles regioonis siin on tegevust palju. Nii, nüüd on ka minu kord minna sõitma. Ma siis proovin neid erinevaid tehnikaid. Imre mind kulli pilguga vaatab ja siis kui ma tulen tagasi, siis ta annab mulle siis nõu, kas minu tehnikad siis olid õiged või mitte. Ja läksime. Ma ei tea, kas on viga tehnikas või mis, aga ära väsitab, aga nüüd ongi õige aeg, lähme vaatame, kuidas siis üldse õigesti sõita. Sellise lühikese ja lustliku sõidu jaoks, vastlal jõu jaoks oli sul väga õige tehnika. Aga ilmselt on siin aga ka mängus. Agasid on palju. Et kui minna nüüd matkama, siis tuleb mõelda sükksele ökonoomsematele liigutustele. Ja kui minna sportima, siis samamoodi, et oleks võimalikult hea aeg tuleks. Nii, ja mismoodi see siis käib kõik? No esmalt soovitan sõiduasendit sättida pisut tahapoole, nii nagu minul siin on, et tõstad ühest otsast õhku selle ja liftid niimoodi kas ette või taha ja tood endal tahapoole ja siis astud jällegi maha niimoodi. Nüüd, kui sa oled tagapool, siis on sul võimalik siit teha pikemat hoogu ja jalg vibutusse panna. Ja ilus pääsuke. Ja siis sa kestad ka kauem. Et kui sa siin tihedalt sipsid niimoodi, siis läheb vesi ruttu keema. Aga pööramine oli sul õige küll, nagu ma ütlesin, et tugijala maha asetades selliselt saab tõsta küll, näed. Et ega ta teisiti 90 kraadi ära ei keeragi, kui praegu selliselt. See on ju sul, nagu ma ütlen, et inimestele tihtilugu ütlen, et poole tunni jooksul on kõik liigutused selged, eks. Aga see mees sai esimese kurvi peal juba liigutuse selgeks. Kindlasti jätta meelde, et mõlema jalaga saaks võrdselt ikka tõugatud, muidu on üks on peenike ja üks on nagu tammepakk pärast. Täpselt jah, et ikka 3-5 tõuget ühe jalaga ja korraks seisate kahe jalaga jälle peale ja teise jalaga jätkate tõukamist ja loomulikult ärge unustage pead tõsta ülespoole ja vaadata kauneid Pühajärve maastikke, nii et võrratu. Sportida saab
saab alati. No nii, õpetused on antud, nüüd ei jää mitte miskid muud üle, kui neid rakendada praktikas ka. Nii et lähme proovime. Lähme proovime. 2 tundi, tund või 3. Selge. Tõukekelk on väga heaks alternatiiviks, nagu ma ütlesin, ja tõukeratas samuti, et kellele see jalgrattasadul ei maitse, siis olete lahkelt oodatud tõukesportlaste ja tõukeliikujate maailmaga tutvuma ja tulge klubisse.